Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja ja ametniku õigustes huvikooli rühma õppuri alustamise kuupäeva muutmise taotluse loomist. Kui on mingisugusel põhjusel vaja huvikooli rühmas muuta õppuri alustamise kuupäeva, siis seda saame muuta lapsed rühmas vaates. Liigume avalehelt asutuse esindaja kastis olevale kooli nimele. Alla kerides, rühmade nimekirjas, valime rühma, milles soovime muudatusi teha. Meie puhul akordioni õpe. Siit vajutame õpilased nupule. Ning selles vaates kuvatakse kõiki õppureid, kes on antud õppeaastal lisatud konkreetsesse rühma. Ütleme, et soovime muuta Karli alustamise kuupäeva. Selleks vajutame õppuri rea lõpus oleva 3 punkti nupu peale ning avaneb ripploend tegevustest, mida antud õppuriga on võimalik teha. Vaid huvikooli esindajal on õigus alustamise kuupäeva muuta. Seda ametnik teha ei saa. Et alustamise kuupäeva muuta, vajutame alguskuupäeva muutmine nupule. Nupule vajutades avaneb pop-up aken, kus on toodud olemasolev info õppuri kohta ning 2 nõutud välja. Need mõlemad väljad on kindlasti vaja täita, muidu ei saa kuupäeva muuta. Uue alguskuupäeva muutmise minimaalseks väärtuseks on muudatuste tegemise hetkele eelneva kuu 1. päev. Kuna see video on salvestatud 20. mail, siis meie näite puhul oleks minimaalseks väärtuseks 1. aprill 2025. Uue alguskuupäeva maksimaalseks väärtuseks on õppeaasta lõpp ehk meie puhul 31. august 2025. Märkus on vaba teksti lahter, mida kuvatakse hiljem tekkinud taotluse peal. Käskkirja peale lisatud märkust ei tule. Kui oleme teinud alguskuupäevas muudatuse ning lisanud ka märkuse, vajutame nupule Lisa käskkirja ootele. Nüüd tekib muudatusest taotlus. Siin näites oleme hetkel sisse loginud huvikooli allkirja õigusliku isikuna Ellena. Sellisel kasutajal on olemas nupud Tühista, käskkirja eelvaade ja allkirjasta käskkiri. Nupu allkirjasta käskkiri aga ei ole huvikooli esindajal, kes ei ole allkirja õiguslik isik. Vaatame momendiks ka sellise kasutaja vaadet. Oleme nüüd sisse loginud mitte allkirja õigusliku kasutajaga, kelleks on selles näites Helis. Et alguskuupäeva taotluseni jõuda, vajutame avalehelt taotlused nupule ning valime tekkivast rippmenüüst andmete muudatused. Vastava taotluse leidmise lihtsustamiseks sisestame õppuri nimi filtri lahtrisse nime, kelle kohta taotlus tehti. Veerg taotluse liik annab meile teada, missuguse taotlusega on tegu ning vajadusel kerimisribaga edasi liikudes näeme silma ikooni. Vajutame sellele. Olemegi jõudnud samasse vaatesse kui jälle. Alla kerides aga ongi näha, et nupp allkirjasta käskkiri puudub.